Räägime tellimuse ja ettemaksuarve koostamisest kassast ja ka kauba väljastamisest kassas. Selle eelduseks on siis, et on registreeritud klient, selleks võib siis kasutada ka nii-öelda kliendi tuvastamist ID-kaardi alusel. Praegu siin siis püsiklient tuvastati ja talle vormistatakse tellimus siis näiteks ühele särgile ja võib-olla siis ka teisele särgile, et must ja valge, mõlemad on siis large suurusega. Ja nüüd me ei lõpeta seda mitte maksmisega kohe, vaid müügivalikute alt valime siis müügitellimusena salvestamiseks salvestamüügitellimusena. Ja põhimõtteliselt on siis võimalik, et näiteks klient maksab pool summast 30 € sulas või kaardiga, nii nagu valitakse ära. Tekib tellimus. Tellimus võib siis saata meilile, trükkida, mis siis tähendab seda, et müük ja tellimuste all on selline tellimus olemas. Read on siin kahjuks praegu punased, kauba väljastamiseks kaupa ei ole, aga alati on võimalik siis minna koostama nendest siis ostutellimust, tellida konkreetselt hankijalt need kogused, kinnitada, kaupa saades vormistada sellest siis juba omakorda ostuarve, võib-olla lisanduvad kulud ka, et siin nagu pole praegu selle video teema, et ühesõnaga, et see kaup meile siis põhimõtteliselt saabus, nii et pärast refreshi peaks see pilt olema muutunud, et osa toodeid saab väljastada, osa mitte, aga võib-olla peab siis seda veel juurde tellimist natuke rohkem juba. Ja võtame siis selle kaubaga vastu vastavalt. Nii, ja see tähendab siis seda, et nüüd on nagu siis kauba kate olemas. Loomulikult saab seda tellimust täita siit backendi või lao poole pealt, koostades siis arveks või valides siit siis arve saatereht või saatereht, et see on siis endast mõistetav. Ja siin on ka siis laekumine 30 € peal. Nüüd ka kassa poole pealt on võimalik seda tellimust täita, selleks siis võetakse funktsioonide alt ette tellimused. Kui on vaja, siis antakse ka vastav tellimuse number või sisestatakse siis kliendi nimi. Praegu on ta siin ilusti näha. Ja kui nüüd minnakse maksma, siis ta näitab, et see 30 € on tasutud ja 32 tuleb veel maksta, et ta võib selle maksta siis kaardiga või sulas või ühesõnaga mingite teiste vahenditega. Arve trükitakse välja või saadetakse nii nagu tavapäraselt, mis tähendab seda, et siin funktsioonide all seda tellimust rohkem ei kuvata, sest see on täidetud. Ja ka siis selle tellimusel ta ei kajastu enam mitte täitmata tellimuste all, vaid on nüüd täidetud olekus. Ja siin on näha siis, millisest tellimusest on milline sularahaarve saadud. Suht samalaadne lugu on ka ettemaksuarvetega.
ka ettemaksuarvete jaoks peaks siis vormistama selle konkreetsele kliendile. No võtame selle sama praegu, valime ta niimoodi. Registreerime need tooted ja ütleme, et võetakse siis neid lausa 10 tükki. Kokku siis sellises summas. Aga nüüd jällegi ei minda mitte maksma, sest seda kaupa võib-olla kohe ei anta kätte, võib-olla seda kaupa on vaja ka tellida kõigepealt hankijalt. Võimalik, et seda soovitaksegi nii-öelda ülekandega hoopis tasuda. Et sellisel juhul siis müügivalikute alt valitakse salvesta ettemaksuks ja siin on võimalik siis valida kas 100%, 50% või siin on teatud protsendid, mis on siis jällegi Erpli Helpdeski abiga võimalik seadistada. Ja salvesta ja ta teab nüüd, et pool 88 eurost on vaja tasuda. No ütleme, et maksab sulas, 6 läheb tagasi, kinnitame, no jällegi saab trükkida või saata meilile, mis siis tähendab seda, et müügija arved all on meil selline ettemaksuarve, kus on laekumine 44 euri sulas peal, kus see protsent on ka, või see ettemaksu summa on ka näha. Ja nüüd siis, kui on vaja see kaup väljastada, siis põhimõtteliselt sama lugu, et võib ka, et valitakse see ettemaksuarve ja maksa all pakub ta nüüd välja selle teise poole, aga see võib muidugi olla ka ära tasutud juba. No praegu näiteks kaardiga ja kinnitame. No jällegi ta on valmis siis arve trükkima ja nüüd on see lõplik arve. Kas siis prindime või saadame meilile. Mis tähendab siis seda, et pärast refreshi FI-ga on siis sellest ettemaksu arvest saanud sularaha arve ja selle sularaha arve aluseks on siis ettemaksu arve olnud. Nii et sellel sularaha arvel on mõlemad laekumised, nii see esialgne sulas, mis oli ettemaksu arve vormistamisel, kui siis ka kauba kättesaamise hetkel makstud. Aga loomulikult, kui oleks 100%, oleks makstud hoopis ülekandega, see oleks täpselt samamoodi võinud toimida.